Tere! Lasen sul ka Triinu tere ära öelda. Ja tere kõigile. Me oleme omalt poolt jaganud seda asja siis niimoodi, et mina teen mõnevõrra sissejuhatuse, räägin paari sõnaga värskendama mälu sellest, mis asi institutsiooniline või alaliselt tegutsevad vahekohtud on, mis need on, mis nende eelised on. Ja siis Triinu võtab üle ja räägib ICC vahekohtust ja pärast seda mina siis räägin Kaubandus-Tööstuskoja vahekohtust Eesti omast. Ja jooksvalt meil on kokkulepe, et me võime üksteisele sisse sõita, kommenteerida, küsida, intrigeerida ja nii edasi. Ühtlasi on jätkuvalt palve, et osalejad võiksid sedasama meiega teha. Me saame hakkama, ma loodan, aga põnevamaks läheb, kui inimesed esitavad küsimusi, mis on võib-olla tegelikust elust ja mis on neile reaalselt huvi pakuvad. Kuna täna on ka viimane osa sellest meie 3-osalisest sarjast, siis võib-olla me ei ole vastu, kui te küsite ka arbitraažiga seotud küsimusi, mis puudutavad varasemaid asju, aga mis on teile oluline ehk selleks, et teie jaoks oleks kõige maksimaalsem tulemus sellest. Kui ma nüüd alustan, institutsiooniline arbitraaž kui mõiste või siis tegelikult eesti keeles kasutatakse seda mõistet alaliselt tegutsevad vahekohtud. Mis asi see on? Nagu ma päris esimeses saates natukene ka rääkisin, need on teatud mõttes eraõiguslikud üksused või ärilised või ka mittetulunduslikud organid, kes on pannud püsti kohtuvälise vaidluste lahendamise struktuuri ja lahendavad siis vaidlusi vahekohtu raames. Enamasti on nad kaubandus-tööstuskodade juures, kuid mitte alati. Nad ei pea olema kaubandus-tööstuskodade juures. Ja kui ma nüüd ütlen, et mäletan mööda, et kui alaliselt tegutsevatel vahekohtutel on oma reeglistik, oma struktuur, siis võrreldav või vastupidine võimalus vaidlusi kohtuväliselt arbitraažis lahendada on nii nimetatud ad hoc ehk ühekordselt püsti pandavad vahekohtu menetlused. Ja lühidalt paari sõnaga siis võrdlekski, mis asi on alaliselt tegutseva vahekohtu omadused, eelised võrreldes siis ad hoc ehk ühekordse vahekohtu menetlusega. Alaliselt tegutsevad vahekohtutel on tavaliselt oma reeglistik ehk siis kogu selle menetluse A ja O on reeglid. Eesti keeles sageli kasutatakse siin kohapeal mõistet reglement, mis on traditsiooniliselt niimoodi välja kujunenud, aga täiesti tavapärane on ka reeglid, eriti kui me räägime teiste riikide vahekohtute osas, siis me enamasti ütleme ICC reeglid näiteks. Need reeglid panevad paika kogu menetluse sisu. Sisuliselt nad kordavad väga suures ulatuses seaduses sätestatud, aga ka täpsustavad seda. Ehk siis, kui pooled sõlmivad vahekohtu kokkuleppe, siis nad ühtlasi sõlmivad ka kokkuleppe selle kohta, et see konkreetse alalise institutsiooni või alaliselt tegutseva vahekohtu reeglid kohalduvad sellele vaidlusele. Alaliselt tegutsevatel vahekohtutel on väga sageli ja ütleme tänaseks ikka peaaegu alati vist ka mudelklauslid, mis lihtsustavad oluliselt seda, kuidas vahekohtus menetluses kokku leppida. Kui lepitakse kokku, näiteks lahendame vaidlused ICC vahekohtus, siis saab võtta ICC kodulehelt selle mudelklausli, täpselt sellise sobiva, mis konkreetsele vaidlusele või poolte kokkuleppele sobib. Triinu täpsustab seda pärast hiljem ilmselt. Ja piisab sellest klauslist ja kogu see reglement tulebki kaasa. Ehk siis poolte kokkulepe hõlmab ka seda reglementi. Kui on ad hoc vahekohus, siis peab tegelikult kogu selle menetlusreeglistiku ise lahti kirjutama. Teatud juhtudel on see kindlasti põhjendatud, ehk siis kui on väga spetsiifilised vaidlused, kui soovitaksegi asja tavapäraselt erinevalt lahendada, aga praktikas on ikkagi niimoodi, et suur osa vaidlustest lahendatakse just nimelt alaliste institutsioonide kaudu, sest nendel on lisaks reeglitele olemas ka organisatoorne struktuur, mis toetab vaidluse läbiviimist, mis seal töötavad tavaliselt inimesed, kes on kogenud nende vahekohtu menetlustega, nad teavad, mis võivad olla need menetluslikud probleemid, mis kerkivad, aitavad neid lahendada. Nad teavad, mis võivad olla need protseduurilised või tehnilised probleemid või mis küsimused võivad tekkida. Ja kogu see toetav struktuur on abiks tavapäraselt nii pooltele kui
kui ka vahekohtunikele, kes vaidlust lahendavad ja seeläbi ongi lihtsam. Kindlasti on üks osa ka usaldusel, sest et kui on ad hoc vahekohus ehk me lepime täna Triinuga kokku, et Aare lahendab meie vaidluse, kirjutame kõik reeglid kokku, siis see on selline, meie Triinuga võib-olla teame üksteist, tunneme, usaldame ja oskame, teame, milles me kokku lepime, aga võib-olla kui lepingupartner ei ole ka nii hästi teada või ka see inimene, kes siis vahekohtunikuks võetakse, ei ole nii hästi teada, siis palju kindlam on minna selle peale, et töötav mehhanism ja seda mööda siis saab ka vaidlust lahendada. Oluline on ka mõista seda, et institutsioonid iseenesest on sageli, kui me hästi olemuslikult mõtleme, nad on omavahel konkurendid. Ja siit me jõuame ka edasi selle võrdluskohani, sest et ettevõtjad kui kliendid otsustavad, millises institutsioonis on nendel konkreetsel juhul vaidlust kõige parem lahendada. Aga see sisuliselt tähendab ka seda, et erinevad institutsioonid peavad ennast turul ettevõtjatele nii hästi näitama ja müüma ja veenma ära ettevõtjad, tulge meie juurde, meie juures on kõige parem. Ja loomulikult nad selle eest saavad tasu, sest institutsioonide arbitraažimaksud sisaldavad tavapäraselt ka teatud osa, mis lähebki institutsioonile organisatoorsete kulude katteks. Tavapäraselt on institutsioonides kogu see struktuur tervikuna näeb välja umbes selline, et on olemas kas nõukogu või juhatus, inglise keeles on enamasti selle nimi board, kes siis koosneb pädevatest juristidest, advokaatidest, kes hindavad esmalt, kas vaidlus allub vahekohtule, teevad väga palju otsustusi selle kohta, kuidas menetlus käima hakkab, kuidas raha makstakse ja ütleme, vastutust omavaid otsuseid või olulisemaid otsuseid teevad. Suurematel institutsioonidel on seal kõrval sekretariaat, kes tegelikult on sageli päris märkimisväärse suurusega, kes valmistavad ette nõukogule või juhatusele siis otsustamiseks materjalile, analüüsivad küsimused läbi, teevad ettepanekud ja ühtlasi on ka siis pooltele kontaktiks, kellega suhelda, kes vahetavad kirju ja nii edasi. Ilmselgesti etteruttavalt öeldes ICC-l on see sekretariaat ja see taustajõud on väga-väga suur, võrreldes näiteks Kaubandus-Tööstuskojaga, kus sekretariaat on üks inimene, kes tegutseb tegelikult ka paralleelselt kaubakojas, ütleme, muude ülesannetes, mitte ainult arbitraažikohtu sekretärina. Kuidas erinevaid institutsioone võrrelda? Eks neid konkreetseid tingimusi ja asju on kindlasti erinevaid. Need olenevad konkreetsestest huvidest, aga aspektid, millele tähelepanu juhtida, on kindlasti võib-olla regionaalne lähedus ehk siis teatud mõttes ka kultuuriline osa sellest, kuidas vaidlusi võiks lahendada. Ehk millest me siis Eesti puhul vaatamegi väga sageli ju ennekõike Soome, Rootsi ja naaberriigid, Lätit vähem, nagu ma olen vist varasemas saates ka maininud, siis Läti arbitraaž on väga keerulises seisus jätkuvalt, kuigi seda on püütud reformida. Ja seal on usaldusväärseid institutsioone üsna vähe. Kindlasti on oluline roll sellel, et kus siis vaidlust lahendama hakatakse õiguslikus mõttes, et nagu me oleme ka varem rääkinud, et mis on siis see konkreetne siit ehk koht, vahekohtumenetluse koht, milline regulatsioon, milline õigus talle kohaldub. Äärmiselt oluline on konkreetse reglemendi sisu, ehk siis kuidas asja lahendatakse, milline on menetluskord, kuigi laias laastus tänaseks päevaks tuleb öelda, et väikeste eranditega, aga laias laastus põhilises ulatuses need reglemendid ikkagi on väga sarnased. Ja kindlasti üks olulisemaid küsimusi on siis tasud, ehk siis konkreetse vaidluse puhul, kas on mõtet minna ühte või teise institutsiooni, mis on kas väiksemate või suuremate vaidluste puhul siis odavamad või kallimad. Enne kui ma Triinule kohe sõnajärje üle annan, ma lihtsalt mainin ära, et kui me nüüd siin Eesti vaatevinklist vaatame, et mis siis on need erinevad alalised institutsioonid, kes meil tavaliselt laual on. Arvestades seda, et me oleme ICC Eesti seminari teeme, siis kindlasti esimesena mainiksin ära ICC rahvusvahelise vahekohtu,
mis siis keskelt asub Pariisis ja millest Triinu hakkab kohe rääkima. Kuigi paralleelselt ma ilmselt pean ütlema, et ma arvan, et Eesti kontekstis praktikas ta täna ilmselt ei ole alati esimene valik. Ja seda muuhulgas ka just nimelt sellepärast, et ta on piisavalt kaugel võrreldes näiteks sellega, et kas siis on Eesti Kaubandus-Tööstuskojas lahendatakse vaidlus ennekõike siseriiklike puhul või siis tänaseks päevaks väga tunnustatult on Soomes Finnish Arbitration Institute ehk FAI, kes on ehitanud viimase 5-7 aastaga, rohkem vist isegi ei ole, üles väga korraliku aparaadi, neil on väga korralikud reeglid, väga korralikud juhised ehk eestlaste vaatenurgast kindlasti tänapäeval advokaadid väga sageli soovitavad just nimelt FAI-sse minna. Rahvusvaheliselt on tuntud eriti ida-lääne vaidluste lahendamisena, aga ka tervikuna on Stockholmi kaubanduskoja arbitraažikohus ehk SEC, kus regioonipõhiselt kindlasti on ka väga suur osa vaidlustest. Mingi osa kindlasti on Londonis LCIA, London Court of International Arbitration, ja ilmselt ka väiksemas ulatuses on Saksamaal ehk TIS-vaidlused ja olenevalt lepingupartneritest kindlasti on ka mujal maailmas. Aga siin ma praegu annakski siis võib-olla jutujärje üle Triinule, kes saab siis ICC Eesti vahekohut pikalt põhjalikult tutvustada. Ja, aitäh Pirka, et ma siis alustan tõepoolest ICC-st, mida peetakse maailma kõige mainekamaks, väidetavalt kõige eelistatumaks vahekohtu institutsiooniks. Ta ei ole, ütleme siis, asjade arvult maailma kõige suurem. Ta ilmselt on summaliselt küll kõige suurem. Et see aastane uute asjade maht jääb sinna kuskil natukene alla 1000 asja, mis siis igal aastal esitatakse ja igalt poolt maailmast, aga ma ütleksin nii, et Euroopa on see, kust tuleb tegelikult kõige rohkem asju. Küll aga hästi edukas on olnud siis selline laienemine nii siis ida kui lääne suunale, Lõuna-Ameerikasse ja päris siis Aasiasse. ICC, kui ta peetakse kõige mainekamaks ja selliseks suureks ja juhtivaks, siis ma võib-olla kohe ütlen selle ära, et ega iseenesest ICC-s asju on seinast seina. Et ta ei ole ainult selline hästi suurte vaidluste lahendamise koht, et seal ka väga palju on väiksemaid vaidlusi. Et ütleme, et seal, kui nüüd vaadata kas või statistika mõttes, siis vaidluse keskmist suurust ja siis mediaani, siis see on selline päris 10-kordne erinevus ei ole, aga see erinevus on nii suur, mis näitabki, et seal on selliseid väga-väga suuri vaidlusi, kus me räägime ikkagi vähemalt 100 miljonitest ja võib-olla ka rohkem vaidluse väärtusest või siis nõuetest, mis seal on esitatud ja on ka nõudeid, kus räägime 10 000-test. Umbes 20%, 1/5 asjadest, mis on ICC-s, on sellised asjad, mis hõlmavad kas siis riike, üheks pooleks on kas riik või siis mõni riigi omatud ettevõte. Need on siis tihti sellised suured taristuprojektid, mida ühes või teises riigis on tehtud. Nendeks asjadeks on päris levinud ICC vahekohtu kokkuleppimine. Nii nagu Pirka enne ütles, siis hästi paljud vahekohtu institutsioonid on moel või teisel loodud mõne kaubanduskoja juurde. ICC eripära on siis see, et jah, ta on ka kaubanduskoja juures, aga ta on rahvusvahelise kaubanduskoja juures. Mis võib-olla päris mitmel viisil siin mõjutab ka seda, kuidas asjad selles vahekohtus käivad, mida ma siis ka natuke pärast räägin. Ja ka nii nagu Pirka mainis, siis tõepoolest ka ICC-l, nii nagu ka muudel vahekohtu institutsioonidel on olemas oma mudelklauslid. Neid mudelklausleid on päris mitmesuguseid erinevaid, sest et
Pooltele on jäetud ka palju vabadust, kuidas nad tahavad kokku leppida, et võib-olla alustame lihtsamatest asjadest, et kas nad soovivad 1 või 3 vahekohtunikku. Ja lisaks on palju selliseid eripärasid, millest ma ka natuke sellest räägin, mida siis on võimalik vahekohtu kokkulepetega välistada, kui pooled ei taha neid erisusi, kas siis mingeid lihtsamaid menetlusi või midagi sellist kohaldada. Et siis selleks on ka olemas mudelklauslid, kuidas välistada. Kindlasti mudelklauslite kasutamine on hästi soovitav, sest need mudelklauslid on koostatud läbimõeldult ja suure kogemuse pealt. Ehk on kindel, et seal on kõik olemas, mis on vaja. Sest vastasel juhul lihtsalt asi võib lõppeda sellega, et pooled vaidlevad selle üle, kas asi allub vahekohtule või kas ta allub sellele vahekohtule. Nüüd, nagu Pirka mainis ka, siis ICC ja ICC vahekohus nii-öelda siis baseerub oma peakorteriga Pariisis. Samas see ei tähenda seda, et kõiki neid asju lahendatakse Pariisis, et kuna vahekohtu menetluses pooltel on õigus, nad peavadki tegelikult vahekohtu kokkuleppes ka kokku leppima, et mis on siis see nii-öelda siit või siis nende vahekohtu menetluse koht ja selle nad võivad valida seal, mis neile sobib ja mitte ka nüüd küsimusele ainult logistikas ja ainult selles, et kus võiks toimuda see istung, sest istung võib veel toimuda ka mingis kolmandas kohas. Aga sellega pooled teevad siis valiku, et mis on see õiguslik ruum, mis neid vahekohtu reegleid toetab, kus toimub see menetlus. Nii et põhimõtteliselt, kuigi siis ICC baseerub Pariisis, siis tegelikult pooled võivad ka kokku leppida, et nende vahekohtu menetluse koht on Saksamaal või on Eestis, Tallinnas näiteks. Et see on poolte vabadus. Siis tõepoolest, Pirka siin eelnevalt viitas ka sellele, et vahekohtu institutsioonidele on omane see, et neil on olemas siis selline korralik struktuur. Sealhulgas siis kas nõukogu või juhatus või board. Siis ICC vahekohtu puhul see on üsna spetsiifiline, üsna eriline. Et selle nimi on court, mis tegelikult vastab üsna samadele funktsioonidele. Aga see court on siis ikkagi selline tööorgan, mis ei lahenda ise vahekohtu vaidlusi. Kui mina olen näiteks ICC kohtu liige Eestist, siis see ei tähenda seda, et ma olen see, et ma ei ole see vahekohtunik, kes neid asju lahendab, vaid ma olen siis selle tööorgani liige ja sellel tööorganil, sellel courtil on päris ulatuslikud funktsioonid, mis siis peaksid toetama neid eesmärke, mis ICC-l on. Miks potentsiaalselt ICC-d eelistada? Kindlasti hästi oluline teema, mis ICC puhul on kvaliteet. Otsuste kvaliteet, menetluse kvaliteet. Ma natukene varsti räägin ka just nendest eripäradest, mis on osalt omased ainult ICC vahekohtule, mitte ühelegi teisele, ja mille eesmärk siis seda kvaliteeti on tagada. Kindlasti see selline eriti laiapõhjaline rahvusvaheline taust tagab ka hea võimaluse samasuguseks tasakaalustatuseks ja suureks erapooletuseks. Ja eesmärk selgelt ka juba aastaid, nagu ka mitmetel teistel vahekohtu institutsioonidel, on siis olnud see läbipaistvus, et selle tasakaalustatuse ja erapooletusega kaasneks ka see, et see on ka pooltele või neile, kes ka üldse kaaluvad, et missugusele vahekohtule oma vaidlust allutada, et see oleks neile nähtav. Vahetevahel arvatakse, et ICC puhul
mis võib olla probleemiks, on selline natukene madalam efektiivsus, mis kaasneb siis selle suure kvaliteedipüüdlusega. Selgelt efektiivsuse tõstmine on olnud siin viimased aastad päris oluline prioriteet, et sellest ma natukene räägin ka. Võib-olla õigena räägin niimoodi köögi poolelt ka, et kuna kohtuliikmena ma näen, et kuidas reaalsus need asjad käivad. Kvaliteedist. Mis on ICC vahekohtu suur eripära, on siis see, mille nimi on inglise keeles nagu scrutiny protsess, ehk siis kõik otsused, mis ICC vahekohtus tehakse, enne kui nad saadetakse välja pooltele allkirjastatuna, nad läbivad siis nii-öelda kvaliteedikontrolli. Ja see on nüüd, ma ütleksin, et kõige nagu töömahukam funktsioon, mida see court või siis ICC kohus kui institutsiooni tõsine tööorgan täidab. Mitte ükski otsus niimoodi välja ei lähe, et seda läbi ei vaadata. See on nüüd erinev, kui palju inimesi tegeleb sellega. Kõigepealt kindlasti tegeleb ka seesama sekretariaat ja sekretariaadis on siis niinimetatud case management tiimid, mis põhimõtteliselt jagunevad maailma regioonide kaupa. Et siis mõnel regioonil on ka mitu case management tiimi ja mõte siis on see, et nad nagu tunneksid väga hästi seda regiooni, seda kultuuri, seda üldist õiguslikku raamistikku ja teaksid, et mis on see, mida peab arvestama selle regiooni puhul. Ja siis, kui toimus siis nii-öelda see scrutiny, ehk siis otsuste kvaliteedikontroll, siis see töö ongi jaotatud siis sekretariaadi ja kohtu vahel. Et sekretariaat vaatab esimesena oma sellise kogemusest ja teadmisest ja asjatundlikkusest tuleneva pilguga ja annab siis kohtule tagasiside, et kas nemad näevad, et kuskil on midagi, mis logiseb. Ja siis vaatab läbi kohus. Et enamus asju vaadatakse läbi 3-liikmelises koosseisus, aga on teatud asjad, mida siis vaadatakse kas rohkemakesi või vähemakesi. Nüüd need asjad näiteks, kus on tegemist riikide või riigiettevõtetega, need lähevad siis asjale, mille nimi varem, kui asjad toimusid koha peal, siis oli see plenaaristung. Täna ta eeskätt on siis special commission, siis erikomisjon, kus peab olema vähemalt 6 inimest korraga. Tavapäraselt on seal umbes paarkümmend. Ja siis üksikuid asju vaadatakse ka 1-liikmelises koosseisus läbi. Et mida kohus vaatab? Et nagu ma ütlesin, et ICC kohus ei lahenda ju vaidlust. Et tema ei otsusta seda, et kas nõue tuleks rahuldada või jätta rahuldamata või kui palju kahjuhüvitist kellelegi välja mõista. ICC kohtu scrutiny mõte on tagada see, et see otsus oleks tasakaalustatud, et ta oleks põhjendatud, et ta oleks täidetav, et seal ei saaks nagu tekkida seda riski, et keegi saab öelda, et jah, et aga vahekohus on midagi tegemata jätnud. Ja see on tegemist on nagu nii olulise protseduurilise rikkumisega, et see otsus tuleks kas tühistada või siis seda otsust ei ole võimalik mingis riigis täitmisele võtta. Ja see ongi siis see vaade, milles siis sekretariaat annab oma panuse, kui ka siis court vaatab otsuseid läbi. Et kas kõik otsused, mis on tehtud või otsustused, mis on otsuse sees, kas kõik need on korralikult ära põhjendatud, kas need kõik on korralikult viidatud ja ka seda, et arvestades nüüd seda, kus pooled asuvad, et mis on see võimalik koht, kus seda vahekohtu otsust tuleb täitma hakata, et kas selles kohas on mingeid spetsiifilisi nõudeid vahekohtu otsusele selleks, et see üldse oleks täidetav.
Ja tavapärane on see, et kohus küll, et ta kiidab otsused heaks, aga enamasti ikkagi mingeid selliseid pisemaid kommentaare on täpsustuseks, et mis siis esitatakse vahekohtunikele, et kas vahekohtunikud võib-olla tahaksid seda täpsustada või lisada kusagile mingi põhjenduse ja niimoodi ka lihtsalt selliseid kogemata sisse sattunud valesid kuupäevi või selliseid inimlikke eksimusi ka kõrvaldatakse. Nüüd teine, mida ma eelnevalt mainisin, on siis see tasakaalustatus ja erapooletus ja läbipaistvus. Et vahekohtunike siis ütleme nii, tekkimine asja lahendama saab toimuda mitmel viisil, et kas siis pooled ütlevad, kes need võiksid olla, kes nende vaidlust lahendavad, või siis see vahekohtu institutsioon leiab vahekohtuniku, kui pooled kas ei suuda või ei taha endale vahekohtunikku ise leida. ICC-s see põhimõte, et juhul siis, kui pooled suudavad aktiivsed olla ja enamasti ikkagi paljudes asjades ongi pooltel, eriti kolmeliikmelises koosseisus ikkagi tavapärane on, et kumbki pool ise nimetab ühe vahekohtuniku. Siis kõik vahekohtunikud kinnitatakse ametisse, et ehk nad selle nimetamisega veel ei muutu kindlalt vaidluse lahendajaks, vaid nad läbivad ICC kohtu või peasekretäri poolt kinnitamise. Ja selle mõte siis on see, et vältida sellist varianti, et pool teadlikult nimetaks vahekohtuniku, keda ta arvab, et kes võiks natuke nagu tema poole kaldu olla. Olukorras, kus kuna alati vahekohtunikud ka teistes institutsioonides, paljudes institutsioonides vähemalt, esitavad sellise ankeedi, kus nad kinnitavad, et kas neil ei ole ühtegi sellist asjaolu, mis võiks neil huvide konflikti põhjustada, või siis kui on midagi sellist, mida nad arvavad, et mis võib pooltele huvi pakkuda, aga nende hinnangul siiski huvide konflikti ei loo, et siis nad teevad selle teatavaks. Ja neid ankeete vaadatakse hästi tõsiselt ja hästi sisuliselt ja tegelikult ka sekretariaat ise teeb paljudel juhtudel ka sellist väikest researchi. Et see on just eriti teemaks selliste vahekohtunike puhul, kes hästi palju istuvad vahekohtu asju. Ja tihti ongi, et ütleme, et nad on näiteks suurte advokaadibüroode poolt olnud korduvalt nimetatud, et siis neid asju ikkagi püütakse üles leida, et ICC-l endal on ju olemas väga suur know-how selles osas, et kes siis institutsiooni kaudu on eelnevalt tegutsenud ja kelle poolt on nimetatud. Vahel ka siis asjad, mis tegelikult teisele poolele endale ei pruugi kohe teada olla. Nüüd variant on ka see, et nagu ma ütlesin, et kui pooled siis ise ei nimeta või kui on üks vahekohtunik ja nad ei saa kokkuleppele, kes üks vahekohtunik võiks olla või mingil põhjusel ei suuda ka kolmeliikmelise vahekohtu koosseisu vahekohtunikke välja pakkuda või nimetada, siis kohus tööorganina nimetab nad ise. Ja selleks, et siin oleks ka nüüd selline tasakaalustatus tagatud ja et see ei muutuks nagu selliseks nagu läbipaistmatuks salajaseks variandiks lihtsalt meeldivaid tuttavaid ja sõpru vahekohtunikeks sokutada, siis üldjuhul ICC vahekohtuniku kandidaatide leidmine käib siis läbi rahvuslike komiteede. Et täpselt siis nii nagu on ICC Eesti, läbi ICC Eesti või siis mõne teise riigi rahvusliku komitee. Ehk pakutakse välja, mis võiksid olla potentsiaalselt need riigid. Et üks või mitu riiki, kust oleks sobilik vahekohtunik leida. Seal võetaksegi arvesse, et mis see kultuuriline taust on. Et kes need pooled on, mis on see regioon,
mis oleks siis selline koht, kus võiks olla olemas arusaamine natukene nende mõlema kultuuriruumist ja taustast ja mis samas oleks võimalikult erapooletu. Näiteks minul on olnud õnn ja au korra tegutseda sellisel viisil, et siis ICC Eesti kaudu minu kandidatuur välja pakuti, et siis näiteks pooled olid Taani ja Ukraina. Siis tundus, et Eesti on siis see, mis on seal natukene nagu lääne ja ida vahel. Et võiks ehk mõista mõlemat kultuuri. On teatud asjad, kus nimetamine ei toimu või kandidaatide leidmine ei toimu läbi rahvuslike komiteede. Ja need on need asjad, kus kas üheks või mõlemaks pooleks on kas riik või riigiga seotud ettevõtja. Ehk seal siis ei tehta mitte seda valikut, et mis nagu riigiliselt oleks see hea koht, kust vahekohtunik leida, vaid seal siis nendes asjades ICC kohus nimetab otse oma kogemuse pinnalt. Selle läbipaistvuse osas ütleme läbipaistvuse osas, et seda nüüd on üha suurendatud, et selleks on olnud mitmeid teid, et ma rääkisin just sellest vahekohtunike tegutsemisest, siis ühest küljest ICC kodulehel avaldatakse, kes tegutsevad ja kes neid nimetanud on. Näiteks advokaadibürood, kes on nimetanud. Selle mõte siis on ka, et teistel on võimalik ka neid potentsiaalseid konflikte tuvastada. Läbipaistvuse mõtet tagab ka üks suhteliselt uus muudatus, see tuli 2020 algusest, mitmesugused otsused, mida ICC kohus teeb. Näiteks siis kas selle osas, et kas vahekohtul on pädevus asja lahendada, et kas see asi võiks alluda ICC kohtule enne seda, kui veel ei ole vahekohtunik paigas. Või näiteks, kui on esitatud vahekohtuniku taandamise avaldus, kui üks pooltest kahtlustab, et vahekohtunik ei pruugi olla erapooletu või et on mingid asjaolud, mis võivad luua siis erapoolikuse ohu, siis pooltel on võimalik taotleda, et kohus ka ütleks välja põhjendused, miks nad tegid siis otsuse. Näiteks, miks nad otsustasid, et taandamisavaldus rahuldatakse, siis vahekohtunik taandatakse või miks ta jäetakse taandamata. Lisaks läbipaistvuse ideed kannab siis ka selline mõnede aastate tagune uuendus, mis tekitas omajagu poleemikat, et ICC-l on õigus vahekohtu otsuseid avalikustada. Seal tingimus on see, et vähemalt 2 aastat peab olema menetluse lõppemisest möödunud, aga siis on ICC-l õigus avaldada ja avaldada terves ulatuses, sealhulgas ka poolte nimedega. Nüüd, kuna vahekohtu menetlus on selline menetlus, kus pooltel on ikkagi hästi suur sõna ja palju võimu, et kui kohtumenetlus on, riik on andnud kohtunikule pädevuse teha poolte suhtes otsustusi, siis vahekohtu puhul ja pooled on andnud selle pädevuse. Ja seega neil on ka õigus asju piirata. Ehk ühtepidi nad võivad ka paluda nimesid mitte avalikustada, aga tegelikult on võimalik ka vahekohtu kokkuleppes juba välistada seda varianti, et vahekohtu otsus ühel hetkel läheks avalikuks. Kui ma enne mainisin, et neid näidisklausleid on
on palju erinevaid, siis on olemas ka selline variant, kuhu on siis lisatud see, et pooled soovivad selle avalikustamise võimaluse vältida. Triinu, ma intrigeerin vahepeal natukene. Ja, intrigeerin. Kui ma sind kuulan ja teades seda, mida ma ise ka tean, siis mulle tundub, et IC3 struktuur tervikuna on keerulisem, mitmetasandilisem, kohati ma ütleksin reeglid detailirohkemad kui paljudes muudes institutsioonides. Ja selles kontekstis mul tekib küsimus, et kuidas me saame rääkida sellest läbipaistvusest nii palju, et paljude teiste institutsioonide puhul vaatame peale, et reeglid on nii selge, läbipaistev, loogiline. Kuidas sa nagu võrdluses teiste suuremate tuntumate institutsioonidena seda läbipaistvust võib-olla hindad? Ma võib-olla alustaksin sellest, et ma julgeks arvata, et nüüd nagu see reeglite lihtsus või keerulisus oluliselt ei mõjuta läbipaistvust, sest see on tegelikult ju see, et mida juba siis nagu vahekohtu sees tehakse, on ta nüüd natukene detailsemalt lahti kirjutatud, natuke vähem detailselt, nii ehk naa lõpuks on pooltel ka palju võimalusi seda mõjutada, leppida ka kokku teistmoodi, koos siis oma selle vahekohtu tribunaliga. Aga ma selles mõttes, institutsioonid on erinevad, aga ma ütleks, et näiteks see nimetamise protseduur, vahekohtunike nimetamise ja kinnitamise protseduur, et seal mulle tundub küll, et ICC on selles läbipaistvus üsna eesrinnas, sest vahekohtu institutsioone on meil kahesuguseid, et osad on, kellel on vahekohtunike nimekirjad, kas siis kinnised nimekirjad või vabatahtlikud soovituslikud nimekirjad, mis mingit pidi eriti kui kinniste nimekirjadega, siis on natuke nagu ülemäära piirav. Ja siis, kui neid nimekirju ei ole, siis jällegi jääb tavaliselt hästi segaseks, et kuidas nagu tekivad need vahekohtunikud, keda see institutsioon leiab. Et see selline üsna detailne protseduur, kuidas neid otsitakse, siis ma ütleks, et see küll kindlasti muudab sellel puhul selle läbipaistvust suuremaks. Vaidled sa mulle vastu, Pirka? Ma arvan, et ma selle nimetamise kontekstis kindlasti vastu ei vaidle, küll aga mul nagu peas kumises ka järgmine küsimus, et aga kas näiteks ettevõtjad enne, kui nad ICC-ga või otsustavad ICC-s vaidluse lahendada, kas nad peaksid kogu selle reglemendi läbi lugema, läbi mõtlema? Sest et reglement on kindlasti keerukam, põhjalikum. Loomulikult mul tuli endal kohe paralleelselt vastu, et nojah, et aga kui siis FIS või SEC-s või kuskil mujal, et kas siis ettevõtjad peaksid kogu reglemendi läbi lugema. Ja siis ma jõudsingi ise mõttes arutluse tagajärje sellele ideaalis küll. Reaalses elus me teame, et vahekohtu kokkulepe on niinimetatud midnight clause. Et kui on advokaadid, kellel on tehinguadvokaadid enne kõike, kellel on nagu laialdasem arusaamine sellest, mis vahekohtumenetlus on, millised on kogemused, siis ilmselt advokaadid ütlevad ja panevad ühe või teise klausli sisse, vaevalt, et ettevõtjad liiga palju süvenevad ja võib-olla nad ka ei pea liiga palju süvenema, mõeldes nagu reaalsele elule. Aga selles mõttes mulle endale nagu tundub, et see läbipaistvus, nagu protsessi kui terviku läbipaistvus tundub oluliselt lihtsam teiste kodade puhul kui siis ICC puhul, just nimelt sellepärast, et neid reegli nüansse on nii palju. Aga ütleme, kuulates sind, mulle tundub, et võib-olla ka ICC ja täna näiteks siis sinu ja minu roll ka on näidata seda, et vaatamata sellele, et reeglid on keerulised, siis on põhjus, miks nad on keerulised ja see protsess ise käib oma kindlat rada mööda, mis peaks andma ettevõtjale teatud kindluse, et asjad lahendatakse õigelt ja õiglaselt ja läbipaistvalt ja sõltumatult. Tegelikult olen ka seda meelt, et selge on see, et ettevõtjad ei loe neid reegleid läbi ja ma arvan, et ega ei pea ka. Sest minu kogemus ütleb küll seda, et mõne institutsiooni reeglid on natuke detailsemad, mõnel on veidikene vähem detailsed, aga ega see vahekohtu menetlus laias laastus, see, kuidas asja lahendatakse, see tegelikult ei erine. Et jah, et võib-olla mingeid peamisi eripärasid oleks vaja teada ja need on
ja see ongi tegelikult see koht, kus pigem ilmselt siis nõustajad soovitavad, et nad peaksidki teadma mingeid eripäraseid, näiteks et mingil institutsioonil on ainult kinnine nimekiri vahekohtunikke, keda saab nimetada. Et seda peaks teadma, seda peaks arvesse võtma. Või et kindlasti see avalikustamise teema ka, mis on suhteliselt ebatavaline, vaid väga ebatavaline. Just, et selliseid asju siis jah, vähemalt nõustaja peaks ütlema. Siis võib-olla ühest sellisest eripärast, kuna see aeg on meil siin üsna piiratud, et ühest eripärast räägiksin siin veel. Päris paljude institutsioonide menetlusreeglites on siis ette nähtud ka selline kiirendatud, lihtsustatud menetluse variant, mille mõte siis on see, et kui on näiteks natukene vähem oluline vaidlus, natuke väiksema väärtusega vaidlus, et seda saaks lahendatud kiiremini ja väiksemate kuludega. Niinimetatud expedited procedure. ICC-l on ka selline menetlus juba aastaid olemas ja see on mõeldud siis nii-öelda väiksemate nõuete jaoks. Nüüd, mis on väiksem nõue? Regioonid on erinevad. Meie jaoks, ma ütleksin, on see suur nõue. Ehk see väikse nõude piir täna jookseb 3 miljoni USA dollari peal. Et kõik, mis on siis kuni 3 miljonit dollarit, automaatselt peaks minema sellesse expedited procedure'sse. Ehk siis ta on natuke kiirem, ta on natukene soodsam, aga eripära, ja seal võib tegelikult väga palju asju toimuda täpselt samamoodi, nagu on tavalises siis mitte expedited, mitte kiirendatud menetluses, et võib ka pidada istungeid ja nii edasi. Aga mis on küll kindel reegel, et praktiliselt alati need expedited procedure asjad ICC-s on ühe vahekohtuniku lahendatud. Ja seda siis sõltumata sellest, et kui näiteks pooled on kokku leppinud, pannud kõige tavalisema, kõige lihtsama 3-liikmelise vahekohtu ICC näidisklausli, siis kui see nõue jääb sinna piiri kuni 3 miljonit dollarit ja läheb expedited procedure'sse, siis see, et nad tahtsid 3, üldjuhul rolli ei mängi. Sest reegel on see, et üldjuhul siis on 1. Välja arvatud tõesti, kui mingid kaalukad põhjused ja siis see court ehk ICC kohus otsustab teisiti. Aga nagu öeldud, et kontroll on lõppude lõpuks poolte käes. Ehk seda saab ka välistada ja selle kohta on olemas ka näidisklausel, et ma julgeksin küll võib-olla soovitada, et meie regioonis ICC vahekohtu kokkulepet sõlmides võib-olla tasuks mõelda sellele välistuse kasutamisele, selle välistusega klausli kasutamisele. Seal on väike kulude erinevus, aga see kulude erinevus ei ole hiiglaslik sellel expedited ja mitte expedited procedure. Väike erinevus on. Võib-olla kui kuludest rääkida, hästi põgusalt, siis kui me räägime erinevatest institutsioonidest, kui me võtamegi siin näiteks ICC ja võtame siis meie regioonis siis soomlaste FAI, mida Pirka enne mainis, samamoodi siis Stockholm ehk siis SSC, siis kogemus näitab, et ega iseenesest vahekohtu kulud, nad erinevad teatud sellistes, et võib-olla nagu mingisuguses näiteks väikese vaidluse puhul on seal üks soodsam, suure puhul on teine soodsam, aga laias laastus see suurusjärk nüüd niimoodi meeletult ei erine. Et mida ma enda jaoks olen siin mingil hetkel võrdlust teinud ja mis minu jaoks tuli hästi suure üllatusena, oli see, et sellised nagu täitsa väiksed asjad, et kui me räägime siin suurusjärgust 100 000 eurot, siis ICC on soodsam nii FAI-st kui Stockholmist, sõltumata sellest, kas on 1 või 3 vahekohtunikku ja sõltumata sellest, kas on expedited või ei ole expedited procedure. Et väikestes asjades ta jääb igal juhul alla. Et Soomega ehk siis FAI-ga ühe vahekohtuniku puhul võrdsustumine ICC ja FAI vahel toimub seal kuskil umbes 150 000 euro juures.
Stockholmiga toimub seal 150 000 juures võrdsustamine 3-liikmeliste koosseisude vahel, kas ühes või teises. Väga suured vaidlused on teistest institutsioonidest soodsamad lahendada. Et on soodsamad, et ütleme niimoodi, et mida suuremaks lähevad summad, seda rohkem hakkab esile kerkima, siis kõige soodsam on FI, siis on Stockholm ja siis on ICC. Ja vastupidi, et kui me vaatame väikesi summasid, siis see järjekord on pigem siis selline, et kõige soodsam on ICC, siis on FI ja siis on Stockholm. Mis on ka võib-olla nagu see, mida siis tasub silmas pidada vahekohtu kokkuleppeid sõlmides, et mõeldagi selle peale, et mis see leping on, mis need vaidlused sellest lepingust võivad tulla. Võib-olla selle sama kohta tooks vahele ka selle Eesti Kaubandus-Tööstuskoja võrdlusmomendi. Et üldiselt, kui neid analüüse teha, siis võib jõuda järeldusele, et kuigi laias laastus numbrid on enam-vähem samad, siis natukene on ikkagi Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus soodsam kõikidest nendest. Aga siin tulebki paralleelselt mängu kohe see muud eelised, mis nendel teistel institutsioonidel on. Ja see on see struktuur, mis kogu seda menetlust üleval peab ja hoiab. Ehk siis iseenesest Kaubandus-Tööstuskoja kaudu lahendamine on paljudel juhtudel soodsam, võib-olla ka kiirem, sest et paljudes reeglites on lahenduseks 9 kuud, Kaubandus-Tööstuskojal on 6 kuud, mis võib küll varieeruda praktikas nii ja naapidi kõigi institutsioonide puhul, aga ütleme, suuremate, keerulisemate vaidluste puhul võib olla abiks see struktuur, mis on teistel olemas. Aga ma annan sulle sõna järje tagasi. Ja, see oli hästi asjakohane märkus. Ja mis ehk on oluline, see ei puuduta nüüd ainult ICC, et nii ICC puhul kui ka siin meie regioonis need FI ja Stockholm, need kulud selles mõttes, nad on üsna hästi ette nähtavad, sest et institutsioonide kodulehekülgedel on olemas kulukalkulaatorid, mis võimaldavad saada aimu sellest, et mis see kulu kokku võiks olla. Et tõsi, asja alustamine on suhteliselt kallis, ehk siis esimene nii-öelda siis registreerimistasu või filing fee, näiteks ICC puhul täna on $5000, aga samas see ei lähe mitte kuskile kaduma, et see läheb selle sama kogu siis selle kulude poti katteks, et kui nagunii alati vahekohtu menetluses kõigis institutsioonides määratakse, kui palju võiks see kulu siis kokku olla, mis see arbitraaži maksa, mida pooled peavad maksma, siis see filing fee läheb selle arvele. Ma ei tea, Pirka, kas sa tahad siin kommenteerida seda kulupoolt veel äkki Kaubandus-Tööstuskoja? Hakkasin just ütlema, et Kaubandus-Tööstuskojas suurusjärk on täiesti teine, on €500, aga ta ei lähe sinna arbitraažimaksu ettemaksu alla, vaid ta jääb ikkagi puhtalt kojale. Aga ilmselgesti suurusjärk on täiesti teine selleks, et menetlust alustada. Ma näen, et meil on tulnud chatis ka küsimus. Defineerige palun, mida arbitraaži mõistes tähendab nõustaja, ehk mis on selle tähenduse kriteerium, kes kvalifitseerub nõustajaks ja kuidas neid leida. Ma julgeks öelda, et arbitraaži kontekstis nõustaja võiks olla advokaat. Et ma siin õigusbüroosid väga ei julgeks selle koha pealt promoda. Ma arvan, Triinu, et see küsimus võib olla selle peale, et me rääkisime sellest hetkest, kuidas klausleid panna ja nõustajad, et kes soovitavad, mis klausleid kokku leppida. Ja mulle tundub, et see küsimus oligi, et kes on seal nõustaja, ehk siis tegelikult see ongi isik, kes ettevõtet nõustab sel hetkel, kui ta lepinguid ette valmistab, mis siis võib olla majasisene jurist, tegelikult võib olla ka täiesti vabalt juhatuse liige, kellel on kogemus erinevate vaidluste lahendamisel ja kes teab, kus mis vaidlust lahendada, mis see tähendab. Kui seda sisest kogemust ei ole, siis tegelikult on soovitus ikkagi pöörduda advokaatide poole ja küsida advokaatide kogemust tervikuna. Aga Triinu selles kontekstis rääkis nõustajast minu meelest, et kes on tehingu nõustajad? Ja, ma arvan, et see võis olla selles kontekstis, et jah,
Ma ei tea, Pirka, kas sa tahaksid äkki veel lisada midagi Kaubandus-Tööstuskoja poolelt? Ma olen nüüd nii palju aega ära kasutanud. Ei, arvestades seda, kus me räägime, siis ma arvan, et on väga hea, et sa seda ICC tausta niimoodi pikemalt ja sisulisemalt avasid. Mis ma ütlen Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kohta juurde? Eestis on see ilmselt vaieldamatult Eesti praktikas üks kõige levinumaid vaidluse lahendamise kohti, kui me mõtleme Eesti-siseseid vaidluse lahendamist. Ta on väga kaua aega tegutsenud juba. Tegelikult nõukogude ajast peale, kus arbitraaž iseenesest ei olnud veel kuigi tuntud, siis oli olemas lausa Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu seadus ja selle alusel tegutseti ja siis iseseisvumise või taasiseseisvumise järel on seda see seadus on ümber tehtud reeglistikuks ja ajapikku on seda järjest uuendatud ja värskendatud. Tänastes reeglites, mida viimati siis muudeti 2019. aastal, on päris palju veel järel neid seaduse või nõukogude aegse lähenemise aspekte, mis küll laias plaanis menetlust väga palju ei mõjuta, küll aga teatud nüanssides. Väga palju on juurde pandud punkte, mis on moodsa arbitraaži osad. Mitmeid küsimusi on jätkuvalt puudu, näiteks hetkeseisuga on puudu multi-party ehk siis vaidlused, kus on mitme osapoolega vaidlused või mitmest erinevast lepingust tulenevad vaidlused, mida tahetakse kokku panna ühte menetlusse. Seda suuremates institutsioonides on see töö ammu ära tehtud. On selge, kuidas see toimib. See on päris keerukas kohati, sest õiguste aspektid on siin või õiguste tagamise aspektid kõikidele pooltele võivad olla päris kriitilise tähtsusega. Kaubandus-Tööstuskojas seda veel ei ole, küll aga ma võin öelda, et me oleme töötamas välja uut reglementi, mida me eelduslikult ehk selle aasta jooksul suudame ka lõpuni omavahel vaielda. Me oleme selle kokku kirjutanud ja nõukogus on otseses mõttes punkti haaval räägime läbi, mõtleme läbi, mida hoida nii, nagu on alati tehtud, mida muuta rahvusvaheliste standardite järgi, et see on töös ja see toimib. Kui ma nüüd mõtlen asjade arvust, Triinu rääkis asjade arvust, et ICC numbritest, ütleme, FAI ja SEC numbrid on ka sadades, siis tegelikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja numbrid aastates uute vaidluse kontekstis varieeruvad kuskil 10, 11, 12 kuni 25 vahel. Ja mõned aastad tagasi oli see rohkem üle 20, tänaseks päevaks pigem on sinna 14-15 kanti Eestis vaidlusi lahendamisel. Mis on kindlasti Eesti Kaubandus-Tööstuskoja vahekohtu menetluse eelis teiste institutsioonide ees, on see, et kaubakoja lobi suutis läbi suruda selle, et vahekohtu otsused on Eestis otse täidetavad. Ehk sa võtadki selle vahekohtu otsuse ja lähed otse täituri juurde. Teiste institutsioonide, peale ka notarite koja oma, aga seal eriti midagi ei toimu. Teiste institutsioonide vahekohtu otsused, samuti ad hoc otsused peavad käima läbi kohtu, mis on küll suhteliselt formaalne protseduur, aga siiski kohus peab seda tunnustama ja kohus peab käima läbi selle, et poolte õigusi on menetluse käigus ikkagi võrdselt koheldud, mõlemad pooled on saanud oma seisukohti esitada ja siis pannakse nii-öelda tempel peale, et jah, tunnustame ja tunnistame selle dokumendi täidetavaks. See on olnud äärmiselt vaieldav protsess. Ma olin ise sel ajal tegelikult Justiitsministeeriumis, ma toetasin tugevalt seda, et ei peaks olema otse täidetav, sellepärast et sisuliselt me anname ühele eraõiguslikule isikule, võtame suvaliselt 3 vahekohtunikku ja anname neile õiguse otse täidetav dokument teha. Paralleelselt vastuargument on olnud see, et kaubakoja menetlus on olnud suhteliselt teadaolev, kindel, läbipaistev, neid reegleid eriti muuta ei lubata ja see annabki nagu menetluslikult eelise siis kaubakojas asjade lahendamisele. Võta kinni, mis see õige lahendus on. Arbitride nimekiri on ka üks teema, mis kaubakojal nüüd viimastel aastatel on kodulehel arbitride soovituslik nimekiri. See on sõnas mõttes soovituslik ja isegi ma ütleksin, et võib-olla soovituslik on palju öelda, et see on näidisnimekiri. Sest see tähendab seda, et võib valida endale vahekohtuniku nimekirja väliselt. Me tegelikult ka tervitame seda, et kui
pooled leiavad inimesi juurde, kes vaidlust võiks lahendada, ehk see ampluaa, et see konnatiik muutuks vähe suuremaks. Aga see nimekiri on selleks, et kui seal on inimesed, keda me teame, kes on asju lahendanud, kes oskavad asju lahendada, et kui tõesti mitte midagi muud ei tule või hakata nagu ideid genereerima selleks, et keda valida, siis saab sealt esmase pilgu. Meil on põhimõte, sisemine põhimõte, mis küll kuskil kirjas ei ole, on see, et nimekirja ei saa ilma, et kui oleks 2 korda mingisugust vaidlust Eesti Kaubandus-Tööstuskoja all lahendanud. Ehk siis teatud usalduse kontroll, et me paneme sinna inimese, kes ei ole jama hakkama saanud. Ma isegi võib-olla praegu arvan, et rohkem ma ei ütlekski, sest ma tean seda, et Tiit tahtis omalt poolt ka veidikene kommenteerida. Ma ütlen omalt poolt aitäh ära küsimustele, olen loomulikult valmis vastama. Kui kellelgi on täiendavaid küsimusi, võib iga kell minuga ühendust võtta ka väljaspool seda seminari. Nii et aitäh kuulamast. Aitäh ja kiidusõnad teile, tütarlapsed. Ilusa seminari olete teinud ja palju tänu Aarele, sest see oli Aare idee korraldada taoline arbitraaži seminar. Ja näete, kuulajad on jätkunud ja oleme sellega ühele poole jõudnud. Nüüd peale tänuavalduste minul ei lähe meelest ära üks mock case, arbitraaži mock case, mida Pariisis korraldati näidisistung ja näidisistumine, kus tegelikult see oli seminar ja kus nädala jooksul mängiti läbi siis terve vahekohtu vaidlus algusest lõpuni kõikide paberitega ja lõppotsuseni välja. Ja mul ei lähe sealt meelest ära see, kui see seminar hakkas. Meil kuulajaid ja osalisi oli suurusjärgus 40 üle maailma seal koos ja tuli meie ette üks kogenud arbiiter ja ütles, kallid sõbrad, mõelge ja jätke see endale igaveseks ajaks meelde, et ka kõige parem vahekohtu otsus jääb alati alla teie omavahelise kokkuleppe, kõige kehvemale teie omavahelisele kokkuleppele. Püüdke alati lahendada vaidlusi kokkuleppe korras. Ja tõepoolest niisugune klassikaline lähenemine vaidluste lahendamisel väliskaubanduses olnud ju praktiliselt siiamaani, et pooled lahendavad vaidlused sõbralikult või kokkuleppe teel. Kui see ei õnnestu, siis vältides hariliku kohtu jurisdiktsiooni pöörduvad selle või teise vahekohtu pooleks. Nüüd meie kallid Pirka ja Triinu rääkisid meile sellest, et vahekohtu otsus on lõplik, aga vahekohtusse asja ülesvõtmiseks on üks väga tähtis ja oluline eeltingimus. See on poolte kokkulepe. Ja praktiline pool näitab seda, et see poolte kokkulepe peab olema varem. See poolte arbitraaži kokkulepe peab olema meil siis, kui me lepingut sõlmime. Sest väga tõenäoline, kui meil vahekohtu kokkulepe puudub ja mina olen rikkuja pool, teine tahab minna oma hagiavaldusega vahekohtusse, siis mina teatan, et ma ei ole sellega nõuseks. Ja on väga raske seda vahekohtu kokkulepet saavutada. Nüüd meie oleme soovitanud ja pika aja jooksul. Vaadake, see vaidluste lahendamise kord on ju lepingu üks viimaseid osasid. Ja kui lepinguid üldse niisuguste ülepea lepingute puhul, kui viimase osa juurde jõutakse, siis seda tehakse üle jala. Mis vaidlus seal ikka on ja kohtusse või midagi umbes kirjutatakse ära. Nüüd meie oleme soovitanud, et kasutada tingimata ja kirjutada sisse endale just rahvusvahelise ICC rahvusvahelise vahekohtu kokkuleppe juba lepingusse sisse. See asi on ilusti kirjas, näete niisuguses ülituses, mille nimi on rahvusvahelise kaubamüügi ICC näidisleping. Ja seal on ilusti see klausel sisse toodud, mis selle väärtus on. See ei tähenda seda, et me tingimata oma vaidlusega ICC-sse läheme, vaid see on nüüd ühel vaidlevatest pooltest on ta surveabinõu.
ja öelda, kulle kallis vend, lõpeta oma jura ära, et kui me kokkuleppele ei saa, siis lähme ja raiskame raha nii, et kulub ja lähme ja anname asja vahekohtusse sisse. Võt niisugust soovitust me oleme teinud. Nüüd üldse praeguse ajataustal rääkides, ICC on välja töötanud suure seeria tüüplepingud. Neid tasub kasutada sellepärast, et lepingu kvaliteeti ja lepingu taset tasub tõsta. No igapäevaste ja põhiliste tehingute, müügitehingute jaoks on see rahvusvaheline müügileping, olemas on vahenduslepingud, on konsortsiumilepingud, on ridamisi, neid on üle 14 tüüplepingu. Ja kõigele lisaks praegusel ajal, kus jama käib üle pea, ja me loodame tihti, et me saame abi vääramatu jõutingimustest, siis niisama üldkujul vääramatule jõule ootama jääda on suhteliselt lootusetu ettevõtmine. Küll on olemas värsked ICC vääramatu jõu ja kitsikuse tingimused. Palun võtke, need ei ole keerulised ja kasutage neid ka oma tehingutes. Aitäh Pirkale, aitäh Triinule, aitäh Aarele, et ta selle teema üles tõstis. Jõudu! Aitäh kõigile! Tänud ka veel minu poolt ja panin kommentaaridesse siin küsimusele vastuseid veel vahekohtumenetluse koha osas. Ehk siis lühidalt üle öeldes, igal juhul on soovitav vahekohtumenetluse koht kokku leppida, aga see ei tähenda seda, et kõik istungid peaks seal toimuma. Et võib täiesti vabalt olla nii, et me lepime kokku, et kohaks on Stockholm, et meile kohaldub kogu Rootsi praktika, õigusruum, Rootsi kohtud on taustaks, aga kõik istungid peame Tallinnas, keegi kuskile ei lähe. Ma võib-olla veel ütlen siia juurde, et kui see koht jääb kokku leppima, see ei ole küll nüüd selline fataalne, et siis üldse vahekohtus asja lahendada ei saaks, aga see tekitab lihtsalt ühe kihi vaidlust juurde, sest siis pooled kõigepealt vaidlevad pikalt selle üle, mis see koht peaks olema ja siis potentsiaalselt lõpuks institutsioon siis ütleb, mis see koht peaks olema. Vahekohtu menetluse mõte ongi see, et pooled saavad tegelikult päris palju võtta enda kätte. Ja kulusid võib ka sellised, ütleme, lihtsad asjad, mis on võimalik ette ära reguleerida, kui need ei ole reguleeritud, siis tegelikult alustataksegi vaidlemist nendest tehnilistest või õiguslikest küsimustest, mis tähendab õigusabikulusid selgelt suuremaid. Need on asjad, mida õnnestub lihtsasti kokku leppida siis, kui sõlmitakse lepingut, aga mitte enam siis, kui juba on vaidlus käes. Et kui see probleem on juba õhus ja element on toas, siis need kokkulepped enam ei taha sündida. Kas kellelt on veel küsimus, et me vaatame, et Raidol on käsi püsti? Kas Raido tahab küsida midagi? Jaa, tere päevast, Raido Rebane, Costco Eesti. Mul oleks selline küsimus, ma näen, et Pirka-Maria on kirjutanud siin ka kommentaariumis ja ka riik, mille kohtud on abistava funktsiooniga tagalaks. Nimelt, kuna laevaliin on meil ikkagi peakontoriga Hiinas ja konnosamendi esimesel leheküljel on kirjas väga selgelt, et kõik disputid ehk siis vaidlused lähevad otse Shanghai koorti, Shanghai kohtusse. Me oleme proovinud seda asja lihtsamaks teha, oma klientidele kirjutada lepingutes, et vaidlused toimuvad arbitraažis. Siis nüüd ongi see dilemma, kus me praegu oleme, et just nagu Justiitsministeeriumi ajast, nagu te mainisite, te olite vastu, et nüüd, kui see asi jõustub Eesti arbitraažis koheselt, siis väga raske on praegu agendil siin, ehk siis meie, kes me esindame Costcot, seda asja veel uuesti omakorda saata Shanghai kohtule või siis oma claim departmentisse Shanghaisse. Et mismoodi peaks siis praegu käituma, et praegu meie kui esindaja Eestis me pigem kaalume, et me peame eemaldama selle lihtsustuse, et loomulikult esimene variant on see, nagu Tiit ütles, et vältida üldsegi kohtuid ja arbitraaže, et leida omavaheline lahendus. Aga nüüd on küll praegu küsimus, et kus me tõesti kaalume lausa selle arbitraaži eemaldust, sest me oleme jäämas kahe seina vahele. Kas te ise eelistate vaidlusi lahendada siis nagu Eesti vahekohtus kuskil või teil ei ole küsimust, kus vahekohtus peaasi, et vältida Shanghai kohtud?
me pigem oleme proovinud nagu tõesti kõik teha selleks, et kõigepealt veel kord vältida kõiki niisuguseid probleeme, et leida ikkagi alati kirikeset küla lahendus. Aga me oleme sinna praegu märkinud Eesti arbitraažis lahendatakse see lahendus või lahendus leitakse Eesti arbitraažis. Aga tänasel hetkel nüüd, kui see jõustub momentaalselt, meil ei ole võimalik enam kaasata laevaliini peakontori ja Bill of Ladingu esimesel leheküljel olevat kirjeldatud Shanghai kohtuvõimlust. Siin tegelikult on mitu aspekti, mida võiks ka päris pikalt rääkida, aga esiteks... Võib-olla siis tõesti hästi lühidalt ja ma võtan pärast ühendust teiega juba otse ja arutame seda pikemalt. Lühidalt öeldes ongi see, et see jõustumine, vahekohtu otsused jõustuvad üldjuhul alati tegemisest. Sinna on juurde võimalus teatud juhtudel vahekohtu menetluse kohas esitada tühistamisavaldus. See on võimalik esitada olenemata sellest, et otsus on otse ja kohe täidetav või mitte. Näiteks kui tehakse Kaubandus-Tööstuskoja alt otsus jõustub koheselt, üks pool läheb kohe täitma, kui ta tahab Eestis seda täita. Sest ta on Eestis otse täidetav, ta ei ole üle maailma otse täidetav, ta on ainult Eestis otse täidetav. Teine pool esitab kohe Eesti kohtusse avalduse otsuse tühistamiseks, mis on edukas ainult siis, kui menetlusreegleid on rikutud. Kui teil on vahekohtu kokkulepe, siis ma tegelikult ei näe seda, et Shanghai kohtust üldse mingisugust rolli omaks välja arvatud selles ulatuses, kui teil on vaja seda vahekohtu otsust Shanghais täita ja Shanghai kohtud siis vaatavad, kas nad tunnustavad või tunnustas seda vahekohtu otsust. Üldjuhul nad peaksid seda tunnustama New Yorgi konventsiooni alusel, kui ei ole aluseid selle tühistamiseks või mitte, kui menetluslikku rikkumisi ei ole, siis nad üldjuhul peaksid seda tunnustama. Mis ma rääkisin sellest abistavast funktsioonist, see on see, kui Eesti Kaubakojas toimub menetlus, aga näiteks on vaja mingisuguseid tunnistajaid üle kuulata vande all, siis on võimalik vahekohtul taotleda abi kohtult teatud toimingute tegemiseks. Täpselt samamoodi eelduslikult see hagi tagamine käib paljudel juhtudel meie kohtu kaudu, kuigi on aluseid ja võimalusi ka muudes riikides hagi tagamist taotleda. Ja siin on väikseid nüansse veel, mis on need abistavad funktsioonid. Aga üldpõhimõte on see, et ta on otse täidetav, ei tähenda seda, et seda ei saaks vaidlustada. Ta on täidetav ainult Eestis, teistes riikides ta peab käima ikkagi läbi selle üldise protseduuri. Ma loodan, et see vastas lühidalt, aga olen valmis loomulikult selgitama juurde. Ma ütleks, anna andeks, Raido, ma ütleks lõpetuseks ühe toreda loo. Ja lugu, meil on kahjuks ettevõtjate ja treiderite hulgas tuntakse arbitraaži vähe. Aga samal ajal on me arbitraaži ajalugu päris võimas. No täna me võime uhkusega öelda, et Eestist on 2 inimest ICC rahvusvahelise vahekohtu juhtorgani liikmed. Need on Paul Keres ja Triinu Hiio. Aga lugu algas hoopis põnevalt 90. aastate alguses. Võimsa vahekohtu tulemused. Rootsi firma IKEA oli seotud 3 Eesti puidu- ja mööblitööstuse ettevõttega ja loomulikult Vneshekonombank seal vahel oli jätnud tasumata. Nii et nõuded ja siis IKEA tuli otse nõuetega nende 3 Eesti ettevõtte vastu välja. 2 tükki maksid klõbinal raha ära, aga 3. seal oli nõustamas isand Hallmägi ja see oli standard ja see teatas stopp, meil puudub igasugune vahekohtu kokkulepe ja Stockholmi arbitraaž ei võtnud seda asja arutellu ja IKEA kaotas asja. Ja siis teatas IKEA suur boss, et Eestisse meie poode ja meie asju ei tule. Unistagu Eesti IKEAst. No ja asjal on tõe põhi taga, sellepärast tõepoolest nende aastakümnete jooksul IKEAt siia ei tulnud. Nüüd peale suuromaniku surma on siis meil ka lõpuks IKEA kauplused avamisel. Vaat nii on lood arbitraažiga, mida ettevõtted suhteliselt vähe tunnevad, aga vägitegusid on tehtud ja loodetavasti Triinu ja Pirka aitavad ja veavad neid uusi vägitegusid veel edasi. Jõudu teile! Ma veel tohin korraks, ma tuleks korraks veel härra Rebase küsimuse juurde tagasi.
et mulle jäi natukene kõrvu see, et ütlesite, et tekib see küsimus, et kas üldse vahekohtu klauslist loobuda. Siis kindlasti on nagu üks aspekt, miks justkui ongi tegemist selliste olukordadega, kus mis on väga rahvusvahelised ja kus teinekord on vaja oma nõudeid lõpuks faktiliselt täita, raha kätte saada kusagil väga kaugel. Et siis ma kindlasti ei soovita loobuda, sest et vahekohtu otsuste maailma erinevates nurkades on oluliselt paremini tagatud kui kohtuotsuste. Täidetavus, jah. Sest kohtuotsuste puhul riikidel on erinevad lähenemised, et on riike, kes lähenevad nii, et kui ei ole just mingit probleemi, siis me tunnustame ja on ka riigid, kes lähenevad põhimõttest, et me tunnustame ainult siis, kui meil on vastastikune kokkulepe, mis tähendab seda, et kohtuotsuse täitmine ei pruugi olla üldse kindel, et arbitraaži otsustega on selles mõttes olukord oluliselt parem, et midagi pealt 3/4 maailma riikidest on New Yorgi konventsiooniga liitunud, mis ikkagi tagab selle, et üldiselt vahekohtu otsused tunnustatakse ja täidetakse. Tahaks omalt poolt lisada lihtsalt väikse remargi, et nende arbitraaži asjadega on ka väga suur selline regionaalne mõju, et olimata sellest, et lepingus on kõik kokku lepitud ja see mõlema poole poolt nagu alla kirjutatud, siis minul näiteks on juhtunud ka niimoodi, et põhimõtteliselt on nagu üle sõidetud, et arbitraaži tingimused ja arbitraaži toimumise koht siis ühe lepingupartneri poolt muudeti. Ja siin on ka riiklik taust näiteks väga oluline, et mida tasuks nagu uurida, et Euroopa Liidus see nii lihtsalt pole teostatav, aga on riike, kus mängitakse siis endale sõbralike arbitraaži institutsioonidele nagu need case'id nagu kätte. Meil tol hetkel läks nagu hästi, et me ikkagi suutsime või me võitsime selle ja me võitsime suuresti mitte tänu sellele arbitraaži tingimustele, aga see, mida just Raido püstatas siin, et me võitsime selle Haag-Visby konventsioonil, et see samane Bill of Ladingu esileht, et me võtsime nagu selle kätte ja siis apelleerisime nagu Haag-Visbyle. Et see on ka nagu koht, mida kus mina näen, et kus meil tegelikult konflikt hakkab tekkima, on see, et meil on lepingu tingimused, meil on konventsioonid ja mis meil lõpuks on nagu praegu selga saadanud, et meil on terve hunnik igasuguseid sanktsioone, mis on tulnud peale ilma igasuguse etteteatamise ajata. Et see tähendab, ma näen, et arbitraažil saab olema siin suhteliselt viljaks tööpõld siin lähiajal. Siin kusjuures tulles nende sanktsioonide ja arbitraaži juurde, siis see on omaette päris keeruline valdkond, sest et ma just eile suhtlesin Rootsi ja Soome FAI ja SEC sekretariaatidega sanktsioonide teemal, sest järgmisel nädalal ma lähen ise Riigikohtusse arutama neid, kuidas kohtumenetlusele need sanktsioonid kohalduvad ja kuidas neid rakendada ja täpselt samamoodi ka arbitraaži nurgast. Aga siit ongi teema, et see rahade liikumise kohta arbitraaži maksu tasumisega, et kust see raha tuleb, kes mida kinni peab pidama, mis ajahetkel peab kinni pidama, et see on päris keeruline praegu ja päris segane ja paralleelselt siit näiteks, kui me võtamegi Venemaa, kes on minu meelest, kui ma õigesti mäletan, 2020 võtnud juba muutnud oma menetlusseadustikku selliselt, et sanktsioonidega ja see kohtupraktika on seda kinnitanud sinna veel enne Ukrainat, et sanktsioneeritud isikud võivad sõita üle kõikidest kokkulepetest, kohtualluvuste ja vahekohtu kokkulepetest ja võivad siis Venemaal kohtusse minna. Et nendel on justkui Venemaal eksklusiivne kohtualluvus selle kohta. Ja see praktika, kuidas see rahvusvaheline üldsus seda võtab, ilmselgesti ei kiida heaks, aga peab ka arvestama, et kui on sanktsioneeritud isikute vastu näiteks tehtud tagaselja otsused, mida küll otseselt vahekohtumenetluses ei ole, aga kui ta lihtsalt ei osale ja tehakse otsus, siis see ei pruugi olla üldse täidetav, sest Vene seadused ütlevad, et sanktsioneeritud isikut ainult Vene kohtutes. Aga see on teema, millest kuidas vahekohtumenetlused ja sanktsioonid omavahel kokku lähevad, sellest ilmselt võiks eraldi rääkida, aga ma isegi täna veel ei julgeks öelda, et püha tõde on see, et eks nende arutelude käigus jooksevad paika. Venemaa on üldse selles suhtes huvitav riik, et nad on tegelikult seda algusest peale deklareerinud, et nende jurisprudents on ülim rahvusvahelistest konventsioonidest.
et see, ma arvan, et vist juba nõukaajal neil ja nad lihtsalt on seda, valjemalt või vaiksemalt lihtsalt seda nagu pidevalt deklareerinud, et seal sattuda, ütleme, Vene mingisuguste tegelastega, nagu ütleme, kohtuvaidlusesse on nagu suhteliselt keeruline, hoolimata sellest, et isegi ICC on seal nagu ametlikult esindatud ja me ei ole seal mitte välisagendina, aga me oleme seal ikkagi kui juriidilise subjektina seal, et sellest võib ka muidugi pikalt rääkida.